Hello! Täna on teie kõik salajased soovid ja unistused teoks tulnud ja te ei näe Liisat, vaid ainult mind. Nii et you're welcome. Täna on siis selline omamoodi video. Mõtlesime, et oleks fun teha, kuna siin farmis ei ole oluliselt materjali igapäevaselt juurde tulemas. Teeme siis sellise video, kus räägime ühes videos natuke minust, kes ma olen, miks ma tulin siia ja nii edasi, ning teises siis Liisast. Vot, nii et enjoy! Okei, räägi siis, kes sa oled, räägi endast. Sinu täispikk nimi ja vanus ja hüüdnimed. Kõik hüüdnimed või? Okei, minu nimi on Linda Johanson. Tere, kohtuv meeldida. Ma olen nüüd 19-aastane ning... Koheselt 1-6 ka veel? Jah. Ning tegelikult mul ei ole nagu elu jooksul, mul ei ole oluliselt palju hüüdnimest olnud õnneks. On üks Eestis olnud, mida ma ei ütle, sest et see ei ole õnneks kaamera kohane. Ja see on tulenevalt mu perekonnanimest. Aga muidu ma arvan, et võib-olla mis on mõned sõbrad öelnud on lindu. Aga tegelikult mul muidu ei ole eriti hüüdnimesid, õnneks. Keda sul oli kahju maha jätta ja miks? Keda, ehk siis sa tead juba, mis ma vastan sellele. Ja ainukene põhjus, mille pärast ma kõhklesin, kas ära tulla Eestist, oli Juhan, minu kass. Ja kusjuures see oli ainukene asi, isegi kui ma jätsin hüvasti kõigiga oma reaalselt viimasel päeval siis ja autos ja nii edasi, ma ei hakanud mitte kordagi nutma, mitte kellegagi hüvasti jättes, välja artud tööl. Ning ainult Juhaniga. Ja see oli kõige raskem nagu otsus selles suhtes selle juures ja mul siiamaani on vahepeal natukene süümepiinad, et ma otsustasin siia tulla. Mis sööki sa vihkad? Mis sööki ma vihkan? Ma olen väga valiv sööja, aga samas, kui on vaja, siis ma võin põhimõtteliselt kõike süüa, kui nagu väga vaja on. Aga kui ma saan valida, siis ma ei söö eriti mingeid asju, mida enamus inimesed söövad. Võib-olla, mida ma kõige rohkem vihkan, ma ei söö liha, aga kõige rohkem ma vihkan, ma arvan, sushit. Söök sa armastad, mis on söök, millega sa mõtled, et sa saaksid, mida sa võiksid süüa enda elupäevade lõpuni? Hiina toit, kindlasti. Mitte mingit küsimust. Ükskõik mis Hiina. Jah, see on minu. Millised inimesed sulle meeldivad ja millist mitte? Hea küsimus. Mul meeldivad inimesed, kes oskavad enda üle nalja teha ja oskavad rääkida täiesti ilma mingi põhjuseta lihtsalt nagu täieliku häma. Nagu lihtsalt, et sa kuulad ja vaatad ja mõtled, et nagu mis tal pidi ajus toimuma, et ta sellise asja peale nagu tuli ja sellest rääkima hakkas. Sellised mulle kindlasti meeldivad, ma arvan, et need on ühed põhiomadused ja mulle ei meeldi ma ei ole mõelnud sellele vist kunagi väga niimoodi. Mind ajab hullult närvi, kui inimesed on nagu käituvad nagu kõigi vanemad, vaata. Nagu hullult siuksed tarkpead, kes arvavad, et nad teavad kõigest kõike. See on see, mida ma vihkan. Sest mul on nagu vanemad olemas, vaata, mul ei ole uusi vaja. Milline oleks su perfect date? Me ei tee seda videot selleks, et ma mees saaksin olla. Kus maal sa elada tahaksid? Nagu selline riik, kus sa näed ennast nagu tõesti elavad seal nagu enda elu lõpuni? No ma arvan, et elu lõpuni ehk siis nagu vanaduspõlv on ju. Ma arvan, et see oleks ikkagi ilmselt Eestis. Nagu tõesti need viimased aastad. Aga muidu ma arvan, et ma ei tea, ma ei ole käinud piisavalt paljudes kohtades, et seda öelda. Praegusel hetkel ma võiks öelda Austraalia, aga nagu viimased aastad täiesti ilmselt Eesti. Okei.
Kuhu riikidesse sa tahaksid veel jõuda? Absoluutselt igasse, kuhu võimalik. Me vahetasime asukohta. Kuna meie kallis naaber otsustas, et nüüd on aeg oma väga palju häälega autot parandada. Okei, kuhu me jäime? Järgmine küsimus siis. Miks sa tulid Austraaliasse? No sellel on hästi palju vastuseid. Üks kõige tavalisem, mida ma olen vastanud, on see, et miks mitte. Ma arvan, et ma jõudsin Eestis sellisesse kohta, kus ma nagu töö poolest olin kõik asjad, mis ma plaanisin ja natuke isegi rohkem, natukene liiga kiiresti ja liiga lihtsalt saavutanud. Seega mul ei olnud enam piisavalt väljakutseid ning mul oli vaja teha mingi väga-väga suur kannapööre ning täielik restart oma elule. Elu juhtus ja asjad läksid teistmoodi, kui oli plaanitud ja oli vaja lihtsalt uuesti alustada kuskilt võimalikult kaugelt. Mida sa ootad järgnevalt aastalt? Ma ootan, et asjad oleks ja elu oleks täiesti vastanud Eestile ja sellele, mis mu siiamaani on olnud. See on mu kõige suurem ootus. Ja siiamaani juba selle kuuga, kui ma olen siin olnud, on võib-olla kõik asjad ei ole täiesti teistmoodi, aga igapäevaelu on täiesti vastanud Eestile ja see on nagu üks mu põhieesmärk oli. Nii et so far so good. Kas sa oled rahul olnud nagu praeguse aja jooksul, mis sa oled Austraalias veetnud? Kas sa oled rahul olnud enda eluga? Või kas sa oled nagu rahule jäänud Austraaliaga praeguse aja jooksul? Austraaliaga jaa, eluga Austraalias jah ja ei, kuna nagu selles suhtes, et see on esimene kuu ja põhimõtteliselt mitte ükski asi ei lähe esimesel kuul õigesti. Ja sul on kindlasti väga palju maadlemist kõigega alguses siin ja harjumist. Aga nagu selles suhtes ma arvan, et arvestades seda, et ma olen alles siia jõudnud ja see on alles esimene kuu, siis jah. Kas sa oskaksid enda elu ette kujutada, kui sa poleks praegu Austraalias ja sa oleksid veel Eestis? Kahjuks jah. Naljakaim mälestus enda elust? Mul tuleb mitmeid asju praegu meelde, aga ma ei tahaks neid sildistada kui kõige naljakamaid hetki mu elus. Või nagu kõige naljakamat hetke mu elus. Aga kusjuures üks esimestest, mis mul meelde tuli, olid mingid hetked Austraalias ning üks teine, mis mul meelde tuli, oli see, kui me olime sinuga Soomes ja me mängisime ühe selle telefoni äppiga, kus sa panid inimestest pilte kokku ja saite näha, milline nende laps tuleks omavahel. Ja me naersime mingi kell 3 öösel tõsiselt nii kõvasti, et meil mõlemad pisarad voolasid ja siis ma leksin siin veel voodist maha ja siis sa kirjutasid seal edasi ja muud ka naersid. See oli üks esimestest, mis mul praegu meelde tuli. Ma ei usu, et see on kõige naljakam nii-öelda hetk minu elus, aga üks, mis meelde tuli on meis. Okei, aga kõige naljakam hetk praegu sealt Austraalias, mis sul olnud on? No kõige naljakam hetk, ma arvan, siiamaani Austraalias on tõepoolest üks lugu, mis juhtus Brisbane'is, aga see ei ole minu lugu jagada ja see ei oleks kaamera nagu appropriate, nii et ma ei saa seda jagada. Aga on ka teisi olnud, mille pärast näiteks, kui me siia farmi alguses tulime, siis ühel lihtsalt päeval, see oli mingi 3. äkki päev siin, kui me avastasime, et nagu vetsupaber on otsas on ju. Mõtlesin, et ta küll nagu sai otsa, vaata, peks peab paes käima. Ja siis Liisa juhuslikult nägi, kuidas üks tüdrukutest siin tuli oma toast välja oma vetsupaber rulliga on ju. Siis me olime nagu, vaat, et okei, et äkki, mina mõtlesin, et okei, et äkki ta viib nagu sinna. Aga ta nagu tuli välja ja läks tagasi oma tuppa ka sellega pärast. Siis mõtlesime, et okei, et noh, farm vaata meid jah, ei ole varem käinud, et ju siis nad kõik ostavad oma vetsupaberid ja siuksed asjad ise on ju. Nagu lahe vaata, miks te ei ütle meile. Ja siis nad lihtsalt käisidki ja otsustasid seal kambaga, et nad nüüd ei vii enam vetsupaberit vetsu, ei ütle meile midagi selle kohta, kuni me ise lähme siis poodi ja ostame. Oi, kuidas me saime naerda selle üle, siis ma veel pärast naersin, et nii Liisa samal ajal pesi nõusid, et nii tuleb lõpuks välja, et neil on mingi oma pesu need
nõudepesuvahendid ja mingid nõud ja asjad ka siin. Ja siis üks tüdruk tuli samal hetkel meie juurde ja ütles, et jaa, et kuule, et ära põe, et sa võid meie nõudepesuvahendid kasutada. Okei. Aga selle asja juures on naljaks lihtsalt see, et inimesed ei oska suhelda, nad ei ütle sulle, et kuule, mine osta oma vetsupaber, vaid nad lihtsalt võtavad vetsupaberi ära, et nii, nüüd tänasest päevast sa ei käi enam vetsus. Ja nüüd, kui meie ostsime oma vetsupaberi, mis nad teevad? Kasutavad meie vetsupaberit. Tere tulemast Austraalia farmi. Kas sul on mingi veidraid harjumasi? Ma ütleks, et ma olen üsna normaalne inimene. Jah, ta ei ole. Seda juhtub harva. Aga vahepeal, kui ma tõsiselt südamest naeran, siis ma nagu teen seda, kuidas seda öeldakse? Rehitsema. Ei, nagu norskad vaata ninaga. See on üks väga naljakas asi. Aga seda õnneks juhtub harva. Ning... mis veel? Üks võib olla imelik harjumus, mida ma olen ise alati mõelnud, on see, et ma ei saa reaalselt magama jääda või magama minna, kui mul ei ole voodi kõrval nagu vett või midagi juua. Aga mitte kunagi oma elus, mitte kunagi ma ei joo seda öösiti ega hommikul. Kui ma hommikul ärkan, siis ma lähen teen uue vee, võtan uue. Ma ei joo mitte kunagi seda jooki, mis mul on voodi kõrval, aga ma ei saa magama jääda, kui see ei ole seal. Mida sa tegid enne Austraaliasse tulekut? Töötasin. Punkt. Ma töötasin müügialal peaaegu 3 aastat juba ning kuna ma töötasin hästi imelikel kellaaegadel 12-9 õhtul, siis kõik, mis ma tegin reaalselt oligi töötamine. Ma ärkasin hommikul ülesse, sõin, läksin tööle, läksin koju, koristasin, sõin ja läksin magama. Ehk siis mu elu oli väga huvitav. Mis on lause, mis sind motiveerib? Oleneb motivatsioonist, mida ma vajan. Ma olen müügitööd teinud nii kaua, mul on motivatsiooni lauseid pea täis. Ma arvan, et mingid laused, mis mind on hästi saatnud, on üks on selline, et lõvi ei pööra kunagi pead tagasi sellele, kui ta kuuleb, et mingi väike koer klähvib. See on nii hea minu arust, nagu tõsiselt hea. Ning teine on kusjuures, mida mu isa alati väiksest peale on rääkinud, mis on kõigile täiega nalja teinud, kuni selleni, kui ma millegi pärast sain seda reaalselt kasutada ka. Ning see on üligeniaalne. Igale su probleemile ja murele on lahendus käeulatuses. Ja alati on. Wise words from that. Iseloomustuseks ma võin panna ühe laulu siia vahele, mis võib-olla siiamaani. Kui ma läksin tööle Viiesset ja esimest korda nagu alguses kohe, siis oli uus töötaja pidi täitma ühe ankeedi. Panem nii-öelda töö põhimõtteliselt Facebooki, aga see on päris Facebook. No anyways, seal kohe küsiti, see oli siis peaaegu 3 aastat tagasi, et mis on laul, mis sind iseloomustab kõige paremini. Ja see sama, mis ma sinna panin, on siiamaani see. Nii et ma panen selle siia vahele korraks. It's just me, myself and I, solo ride until I die, cause I got me for life. Got me for life. Woo, I don't need a hand to hold, even when the night is cold. I got that fire in my soul. I don't need anything to get me through the night, except the beat that's in my heart, yeah, it's keeping me alive. I don't need anything to make me satisfied, cause the music does me good and it gets me every time. Küsin siis viimase küsimuse. Miks sa hakkasid vloge tegema? Sellepärast, et esiteks mul võib olla päris tihti selliseid hetki, kus see kõlab nii halvasti, ma ei viitsi inimestega rääkida. Isegi mingid väga head sõbrad või inimesed, kellega mulle reaalselt meeldib rääkida ja suhelda, ma ei viitsi suhelda mitte kellegagi. Ning kui inimesed nagu küsivad pidevalt, et kuidas läheb, siis ma ei viitsi eriti veel neile täpselt sama teksti kogu aeg rääkida ja nii pikka teksti kirjutada. Ja ma arvan, et see on esiteks selles suhtes kõige mugavam viis, kuidas kõiki oma sõpru ja tuttavaid ja lähedasi, kes tahavad teada, hoida nagu updated sellega, mis siin toimub. Ning teiseks see, et neid on kindlasti, juba praegu tegelikult on oma esimesi neid vloge hullult lahe vaadata, et mis emotsioonid siis reaalselt olid. Ja just see, et see ei ole nagu kuskil maha kirjutatuna, vaid et sa näed nagu reaalselt füüsiliselt, mis emotsioonid on ja värsked sellist asjad, kuidas nagu see oli. Ja praegu kohe, kui ma vaatan neid esimesi vloge,
täna just kusjuures vaatasin, siis hullult lahe nagu ise hakkan täiega naerma nende peale, et tuleb meelde värskelt see emotsioon ja ma arvan, et seda on kui mitte paari aasta pärast, siis 20 aasta pärast ülilahe vaadata. Kui te Austraaliasse kolite, siis andke teada. Ja kusjuures Austraaliasse kolimise kohta ma tahaks seda öelda, et alguses, mis mina hullult kartsin, oli see, et kogu aeg küsida kelleltki midagi. Hullult siukse lollaka tunne oli, et nagu kas või see, et kuidas ma seda kõnekaarti kasutan ja mis ma teed sellega vaata. Aga nagu see elu on siin tegelikult täiesti teistsugune võrreldes Eestiga. Nii et kui te tulete, siis küsige ja kui te julge kelleltki teiselt küsida, siis küsige mult. Ma annan kõige halvemat nõudele üldse. Ning aga see oli praegu kõik. Ma loodan, et see oli midagi lahedat ja põnevat vaadata. Kui mitte teile, siis vähemalt meil oli täiega põnev neid teha. Ning selles suhtes andke vabalt teada, kui on mingid teisi videode soovitusi või küsimusi või mingid teemasid, millest võiks rääkida, kuna meil on tõsiselt mure praegu sellega, et ma arvan, et meil on lihtsam teha üks vlog kokku 2 nädala peale siinsetest oludest, sest et isegi kui ma tööl filmin neid asju, mis me teeme, see on täpselt sama asi iga päev, täpselt sama. Ja kõik, mida te võite näha, ongi siis seda, kuidas me magame, sööme või pidu paneme. See ei ole üldse nii põnev, kui tundub praegu. Ja kuna farmipäevi on vaja teha praegusest veel edasi mingi natuke üle 2 kuu, siis me teeme hullult hea meelega igast teisi lahedaid videosi, nii et Eks siis, kui teil on mingeid mõtteid, siis andke teada. Kommenteerige, kirjutage, likeige, share'ige, subscribe. Ja tegelikult ka palun subscribe'ige, sest et me juba praegu videode vaatamise eest peaaegu saaks YouTube'ilt raha, aga subscriberite poolest ei saa, nii et help us out. Sest et kusjuures, kui me saame nende videode eest hakkame raha saama, siis me saame lõpuks osta normaalse kaamera ja teha natuke kvaliteetsemaid videosid, nii et see on teie enda heaolu jaoks. Aga thanks, et vaatasite ja järgmise korrani.